Oih, oih. Tere, minu armsad sõbrad! Täna räägime ringjoonelisest liikumisest ja sellega seonduvatest asjadest. Ringjooneline liikumine on see, kui keha liigub ringiratast. Nurka, mille võrra pöördub sirgjooneliselt liikuv keha ja trajektoori kõverduspunkti ühendatud raadiost nimetatakse pöördenurgaks. See on pöördenurk. Pöördenurga tähiseks on see imelik märk. Füüsikas ei muuda nurke kraadides, vaid hoopis radiaanides. Radiaan on kesknurk, mis vastab ringjoone kaarele, mille pikkus on võrdne selle ringjoone raadiusega. See kaar peab olema võrdne raadiusega, siis tekibki radiaan. Valem on ehk siis pöördenurk võrdub lõik jagatud raadius. Pöördenurga pikkusega ja selle läbimiseks kulunud ajaga saab arvestada nurkkiirust, mille tähiseks on see kaksis veel moodi imelik märk. Nurkkiiruse valem on see imelik märk, mis võrdub pöördenurgaga ja ajaga. Ehk siis lõik jagatud Ringjoonelise liikumise tüüp sõltub veel sellest, kas kehapunkti asukoht asub seespool, ehk siis tekib pöörlemine, või kehapunkti asukoht on väljaspool, ehk siis tekib tiirlemine. Nüüd on näited pöörlemisest. Pöörlemine. 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 Nüüd on näiteid tiirlemisest. Tiirlemine. Pöörlemine ja tiirlemine koos. Ja see oli meie tänane õppetöö ringliikumisest. Seda ju.